Ja nüüd jahmatavad numbrid, mis kõik on seotud ülemaailmse antisemiitlike rünnakute tõusuga. Uus aruanne on leidnud, et mitmes riigis toimunud surmavate rünnakute laine viimase aasta jooksul on muutnud 2025 aasta juudi diasporaa jaoks kõige surmavamaks aastaks antisemiitliku vägivalla osas viimaste aastakümnete jooksul. Tegelikult alates Aamia pommirünnakust Argentiinas 1994 aastal US J7 aruanne näitab, et viimase aasta jooksul 20 inimest mõrvati antisemiitlikes rünnakutes Sydneys. See oli Bondi rand, Manchester Heaton Parki sünagoog, Washingtoni pealinna juudi muuseum ja Boulder, Colorado. J7 suurte kogukondade töögrupp avaldas täna oma teise iga-aastase aruande antisemitismi kohta, dokumenteerides üle 23 000 antisemiitliku juhtumi J7 riikides 2025 aastal. Uskumatud statistilised andmed. Tervitame Marina Rosenbergi, laimuvastase liiga rahvusvaheliste suhete vanemase presidenti ja endist Iisraeli suursaadikut Chilis, kes liitub meiega nüüd Washingtonist. Suur tänu teie aja eest. Need numbrid on jahmatavad. J7 aruanne jälgib neid antisemiitlite juhtumite ja suundumuste arenguid Argentiinas, Austraalias, Kanadas, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides. Nüüd see hõlmab enam kui 90% juudi diasporaast. Mida sa arvad nendest laastavatest numbritest? Esiteks aitäh, et mind kutsusite ja et tõstatasite selle olulise raporti. See on teine aasta, kui J7 töörühm koostab ühise raporti ülemaailmsest antisemitismist. Ja teate, te mainisite kõiki neid numbreid ja olulisi statistilisi andmeid, aga iga numbri taga on nimi, perekond, ohvri lugu, kes oli antisemiitliku rünnaku või ahistamise ohver. Ja me peame ka neid nimesid meeles pidama. Olgu selleks siis Sara ja Jaron, kes mõrvati siin Washingtonis eelmisel aastal, või 10-aastane Matilda, kes oli üks 15 ohvrist Bondi Beachi rünnakus Sydneys, Austraalias. Ja mida me raportis näeme, on see, et antisemiitlike juhtumite arv G7 riikides on kasvanud 136% võrreldes 2022 aastaga. See ei ole enam lihtsalt pärast 7. oktoobrit alanud tõus. See on uus reaalsus. See on uus normaalsus, millega juudi kogukonnad üle kogu maailma igapäevaselt silmitsi seisavad. Ja Marina, arvestades seda, mida sa ütled, mis on sinu arvamus selle kohta, kuidas valitsused seavad prioriteediks võitlust antisemitismi vastu, selle kohutava uue normaalsuse vastu, nagu sa ütlesid? Millised ennetavad sammud on kasutusele võetud? Ja see on väga hea küsimus. Ja meie ühine üleskutse J7 raportis on, et valitsused ja õiguskaitseorganid võtapsid ennetavaid meetmeid, mitte ainult reageeriksid pärast terroristliku antisemiitliku rünnakut. Ja me ei näe seda piisavalt. Mõned valitsused teevad selgelt rohkem kui teised, näiteks siin USA's. Trumpi administratsioon, samuti eelmine administratsioon on astunud palju samme antisemitismi vastu võitlemiseks. Saksamaal on samuti valitsus ja ametivõimud pärast 7. oktoobril astunud palju samme, et tegeleda kasvava antisemitismiga seal. Kuid selgelt sellest ei piisa ja numbrid näitavad seda. Me palume neid teha rohkem, kui asi puudutab kõigi vajalike õiguslike lünkade sulgemist ning ajakohastada õigusraamistikke, et avalik poliitika oleks kohandatud ja suudaks olukorrale vastata. Sellest ülemaailmsest antisemitismi kriisist, millest me räägime. Ja samuti avaldada rohkem survet sotsiaalmeedia ettevõtetele, tehnoloogiafirmadele, sealhulgas tehisintellekti ettevõtetele. Vihakõne modereerimist parandada ja samuti tugevdada kodanikuühiskonnaga. Ja mis kõige tähtsam, kui me räägime ennetamisest, siis on see ka haridus koolides, ülikoolides ja töökohtades. Ja et juhid juhiksid ning oleksid eeskujuks öeldes, et minu riigis on nulltolerantsus antisemitismi suhtes. Selles pole kahtustki. Ja nagu te juba vihjate, on väga palju muret selle üle, kuidas viha levib sotsiaalmeedias. Väga lühidalt, milliseid samme saab praegu astuda, et vähemalt küberruumis viha ohjeldada? Õige. Nii et teate, ADL-is pöörame palju tähelepanu sotsiaalmeedia platvormidele. Teeme nendega koostööd ja avaldame neile ka survet, et nad rakendaksid olemasolevaid reegleid paremini ning tugevdaksid nii reegleid kui ka modereerimist. Näiteks näitame ka seda, kuidas tehisintellekti saab tegelikult positiivselt kasutada
inimeste harimiseks antisemitismi ja holokausti mälestamise teemal. Aga tuleb teha veel rohkem, sest radikaliseerunud rühmad ja isikud kasutavad tehisintellekti vihkamise levitamiseks. Mitte ainult antisemitismi, vaid ka teiste vastu suunatud vihkamise jaoks. Rühmade vastu samuti. Antisemitism on tõesti oht meie demokraatiatele, mitte ainult juudi elule. Marina Rosenberg otse Washingtonist, suur tänu teile. Teil on kindlasti palju tööd ees. Tänan teid aja eest. Aitäh. Suur aitäh.